Eelmise nädala saates saime aimu, milline näeb välja täiesti uus Hyundai lipulaev Santa Fe, aga uuenenud on ka teine linnamaastur Tucson. Tegemist on siis 4. põlvkonna teise tulemisega ehk siis facelift ja kuna Hyundai jaoks on Tucson ülioluline, on ju aastatel 22 ja 23 olnud Hyundai Tucson just Euroopas kõige müüdud C-klass, SUV-klassi maastur, siis selle värskendusega kindlasti tahaks ka 24. aastal selle tippu on ju endale saada. Ehk siis julged uuendused väljast, disain ja ka seespoolt. Ja väga palju sellist jälle mugavusvarustust on lisatud ja ohutusvarustust. No seest hakkab silma kohe, et seesama juhi töökoht ja see visuaal ja kõik need andmed, mis talle kuvatakse, on selliseks suureks panoraamekraaniks viidud ja see kõik tuleb sinna peale. Ja, et juht on ju see, kes kõige rohkem autos viibib ja temale see keskkond peab olema mugav, ergonoomiline, kõik see info peab olema kättesaadav, selge, parkimisel kaamerad näitavad sul 360 kraadi ilusad pilti, kõik see on ohutus, pluss kõik muu asi on, kus sul see telefon asub käetoe peal, ta kohe laeb on ju, mitte midagi rohkemat, kuskil mujale peab istma ja nii edasi. Eriti tasuks välja tuua tulede olulise kvalitatiivse paranemise. Me elame ju siin, kus on hästi palju pimedat aega. Sõidame ju sügisel, kus praktiliselt üldse midagi ei näe oli ja vihma sajab ja nii edasi. Siis tuled on nüüd LED-maatriks tehnoloogial põhinevad, mis siis annab siis ekstra pideva kaugvalguse, kaugtuled ja kui siis sul on ees auto või keegi tuleb vastu, siis see sektor pannakse korraks pimedaks, jääb lähituli loomulikult põlema, aga ta ei pimesta, aga sul praktiliselt see muu sektor on alati nähtav kaugtulede vihuni välja. Et see on tõesti hea uudis, mis on tulnud. Kui viimaste aegade trend uute mudelite puhul on suhteliselt kitsas mootorite valiku osas, siis Hyundai jätkab võimsamalt. Kõige laiema mootori ja võimaluste valikuga mudel üldse turul. Meil on mild hübriid bensiinimootor, meil on täishübriid bensiinimootor, meil on pistikhübriid ja meil on ka veel diisel. Ja kõiki neid saab valida nii esiveolisena kui 4-veolisena. Nii et see valik on, ma arvan tõesti, et kõigile. Siit küll ei tohiks midagi puudu jääda. Maasturite sõpradele on kindlasti üllatus see, et diiselmootoriga autosid veel toodetakse. Masin, mis tegelikult ja jõuallikas, mis tegelikult siin aastat võib-olla 5-6 tagasi oli äärmiselt populaarne. Nüüd sellest räägitakse vähem ja paljud tootjad on sellega valikust maha võtnud. Hyundai ikkagi jätkab. Jaa, sest et diislile on olemas oma kontingent, oma klientuur ja ütleks ka siis omad ettevõtted, kes just vajavad diiselmootoriga autot oma masinvarki. Meie salongid ootavad praegu ainult oma kliente tutvuma, olemasolevaid uusi kõiki, et oleme valmis. Uus Tucson rikastab seda maasturitele embese klientide võimaluse pilti kindlasti.